Tere tulemast Herbasenni podcasti. Käes on osa 16 ja täna on meil külas imeline Kerstin, kellega mina tegelikult sain tuttavaks ühel joogakoolitusel. Ja mul on endal ka juba väga-väga põnev kuulata, kuidas siis on sinu teekond olnud joogani ja mis sa vahepeal teinud oled. Tere, Kerstin! Tere, Mailis! Kõigepealt aitäh, et sa mulle selle pakkumise tegid, et saan ise ka siis kõva häälega lahti mõtestada ja mõtiskleda selle üle, kuidas ma siis ometigi siia sattusin nüüd niimoodi jooga sisse, eks ole. Ja et lausa õpetajaks õppimise soov tuli peale. Aga su küsimus oli, kuidas mul läinud on vahepeal? No me õppisime koos sinuga 2018 lõpus, eks ole, 2018 detsembrist kuni aprillini 2019. Niimoodi oli meil vist see suhteliselt intensiivne selline joogaõpetaja kursuse periood, siis me olime Mailisega ja veel teistega toredate inimestega infrajooga stuudios Vinyasa joogaõpetaja 200 tunni kursusel. Ja minu jaoks ei olnud tegelikult päris selline esimene kursus. Minu kõige esimene kursus oli yin-jooga alused hoopiski Bill Eigneri juures. Ja selles mõttes tõesti nagu natukene äraspidine nagu selline jõudmine sinnani, et yin-joogat, kui sa ei ole ennem nagu põhjalikumaid aluseid õppinud võib-olla, siis kohe minnes niimoodi hästi anatoomiliseks oli nagu päris raske mul tegelikult. Aga samas see anatoomia pool oli just see, miks ma tahtsingi sinna kursusele minna. Et see oli see, millest ma tundsin, et mul on teadmisi nagu vajaka ja ma tahaksin nagu teada saada, kuidas poosid mõjuvad just minule endale. Ja miks nagu mingid asjad on mugavad mul teha ja mingid asjad ei ole mugavad teha, mingid poosid. Et just selline nagu tõsine soov nagu teada saada juhtis mind sinna yin-jooga kursuseni. Ja no sealt siis oli lihtsalt selline tunne, et see oli nagu selline piisake vett lanusele, et siis ma sain alles aru, kuidas ma tahan nagu veel teada saada, veel õppida ja teada saada. Selline nagu ahnus tuli lausa peale, ma tunnistan. Ja ega see ei ole kadunud kuskile. Pigem see teadmine nagu Sokratesele, et ma tean, et ma mitte midagi ei tea. See on tulnud, see tuleb üha enam iga aastaga juurde. Aga võib-olla alustuseks seda, et mina ja jooga, meie koos ei ole nüüd nii pikalt olnud, nagu ma olen kuulnud, et mõned teised joogaõpetajad, keda sa oled siin intervjueerinud, kes sinuga on vestelnud, sellist 10 aastat minut kuskilt nii-öelda ette näidata ei ole. Et mina sattusin jooga juurde 2016 aasta veebruaris, nii et nüüdseks siis ütleme 4,5 aastat. 2016 aasta veebruaris sattusin lihtsalt oma tollase tööandja juures Piret Laasiku juhendatud tundidesse. Ja ilmsesti siis midagi oli nii selle nagu Pireti juures või siis selle joogatunni juures, see oli ka Vinyasa jooga, mis mulle tollel eluhetkel lihtsalt niivõrd vajalik oli. Või igatahes sellest hetkest alates ma julgen öelda küll kätt südamele pannes, et ei ole olnud nädalatki, mil ma ei oleks joogaga tegelenud. Praktika mõttes, päris kindlasti kohe. Ükskord keegi ka küsis, et kas tõesti, Kerstin, oled sa kindel, et nädalatki pole olnud või väga nagu kahtlevad, et ikka on ju reisid ja asjad. Ei, reisile ma olen kaasa võtnud oma mingisuguse õhukese joogalina, ma olen teinud seal ja haigema nädalaga järjest ei ole olnud, nii et jaa, ei ole olnud nädalatki. Et selles mõttes see oli ikkagi ilmselt mingi selline, ma ei tea, saatuse sõrm, et ma Piretile olen tänulik selle tõttu igal juhul elu lõpuni, et tänu tema ka isiksusele või sellisele kaasakiskuvusele kindlasti huvi tekkis. Et muidu liikumisega olin ma kogu elu tegelenud või lapsest peale mingi võimlemine oli, rühmavõimlemine ja naisvõimlemine ja siis ma sattusin aeroobikasse, tantsulisse aeroobikasse, zumba, ikka sellised nagu muusikaga seotud liikumised ja mind kandis ka päris, ikka julgen öelda, päris tugevad eelarvamused selle jooga suhtes ikkagi.
et noh, et siis võib-olla kui ma kunagi vanaks jään ja mitte midagi muud ei jõua teha, et nagu siis võib-olla see jooga, et noh, need eelarvamused olid täpselt sellised, nagu ma kohati praegu kuulen, et inimestel on, et eelarvamused on kahte sorti muidugi, üks on see, et see on selline istumine lihtsalt niimoodi ja või pikutamine on ju, või sellised kummalised inimesed, eks ole, satuvad sinna. Või siis teine on see, et sa pead olema hullult heas vormis selleks, et joogaga tegeleda, et enne peavad olema mingid eeldused täidetud just. Noh, kumbki ju ei pea paika, nagu meie sinuga teame, eks ole. Aga tol hetkel see jooga tuli jah, minuni jõudis läbi selle, et mul tekkis uudishimu, et kuidas siis mina selline ülimalt heas muidu sportlikus vormis inimene nüüd ei saa siis nagu mingisuguseid poose võtta või milles asi on, et ma vaatan kõrvale, et see daam seal, eks ole, et ta noh, võib-olla on isegi vitsult nagu korpulentsem, et nagu mis mõttes on ju. Tekkis selline nagu sportlik hasart, et ma tahan ka ja nagu natuke siuke trott. Siis kui tekkisid esimesed niisugused arengud, et noh, poole aasta pärast, siis tunne oli hästi mõnus ja et ma nüüd suudan ja oskan. Ja ma kirjeldangi seda kui arengut selles mõttes, et sellest egoistlikust soovist ennast peeglist vaadates mingisuguseid poose, et kuidas see nüüd välja tuleb, sellest oleme ju tänaseks päevaks niivõrd kaugele jõudnud. Et see mõistmine, et see jooga ongi üks pidev teekond, et sa teed neid ühtesid ja samu näiteks poose või harjutusi või siis liikumist, flow'd selleks, et nagu su keha arenedes ja su vaim ka siia kõrvale kogu aeg areneb. Et see tulebki ilmselt ainult aastatega, et selles mõttes ma saan väga hästi aru, et mida rohkem aastaid sa oled tegelenud, see annab mingisuguse eelise. Samas, jah. Kas sa tahtsid küsida? Nii pikalt rääkida. Ei, see on väga hea, see läheb siia täiendavaks. See on siuke teekonna. Sa oled palju praktiseerinud, on ju, et tegelikult 4,5 aastat iganädalaselt teha, see on ikkagi väga suur pagas selles mõttes, et ma ei ole kunagi küsinud nendelt õpetajalt, 10 aastat on teinud. Kas sa oled iga nädal teinud? Sa oled kogu aeg teinud. Enamasti ikka on mingid pausid. Jaa, eks ikka. Oma kehalist arengut, on ju. Siis suudad sellele sõrme peale panna, et kuidas jooga on su tavaelu mõjutanud, mis on seal muutunud? Ja päris palju, kindlasti on palju, et noh, et mulle meeldib, et see selline väljend, see psühholoogiast tuntud, et kui ma suur tänu nendele psühholoogiaõpingutele, ma 2014–2016 õppisin Tallinna Ülikoolis, et seal on mõningaid selliseid asju, mida ma praegu nüüd seostan ka sellega, mida ma joogast olen õppinud. Et üks on siis kas sisemine või väline kontrollilookus, mis inimesel on nagu mingil määral on sul kas kaasasündinud, natuke geneetiline, aga päris palju on siiski ka nagu õpitav või sa võid õppida näiteks sisemist kontrollilookust või rohkem rakendama. Mis see siis tähendab? See on põhimõtteliselt see, et kas ma otsustan, et minust sõltub või asjad minu ümber, minu elu sõltub kellestki teisest, väline kontrollilookus. Kas keegi teine kogu aeg majandab minu eluga, kontrollib minu elu, mõjutab mind, asjad juhtuvad mulle või ma ise kujundan seda? Et see on nagu siuke põhimõtteline, igal inimesel on kohati nii, kohati naa, aga mingi põhimõtteline selline hoiak, kumpas sa rohkem oled. Ja mulle tundub, et see õnnelik olemise, kõik ju tõenäoliselt tahame olla õnnelikud põhimõtteliselt. Õnnelik olemise retsept on seal, et mida rohkem sa suudad seda kontrollilookust iseenda sisse tuua. Et mina kontrollin oma elu, mina kujundan seda läbi selle, kuidas ma reageerin asjadele, kuidas ma oma emotsioone juhin, kuidas ma võtan teisi inimesi maailma enda ümber. Et selle teadvustamine, et see on minu teha, sest mul on, hea mul on, võt see on tulnud läbi jooga. Sinna ma tahtsin jõuda tegelikult. Et ma olin kindlasti kärsitum enne seda, kui ma hakkasin joogat praktiseerima. Ma olin võib-olla, tahtsin kiiremini tulemusi ja kui tulemusi ei tulnud, siis ma kippusin kedagi teist süüdistama, eks ole, mitte ometi mina, kes ma olen ilus ja tark, ikka keegi teine või mingid muud asjaolud.
keegi on nõme kuskil ilmsesti, eks ole, või kas või Jüri Ratas või Donald Trump või keegi on süüdi. Et see on nagu minusse kuidagi tulnud läbi selle füüsilise harjutamise, tulnud selline sisemine hoiak, et minust sõltub. Ja kui mina reageerin mingisugustele mõjutajatele niimoodi, et ma lähen närvi, siis see ei ole tingimata teise poole süü, eks ole, teha. Võiksin olla rahulik, mitte närvi minna, mitte otsustada solvuda, mitte otsustada vihastada. Et ma ei tea muidugi, kuidas mu lähedased nüüd ütlevad, et kas sellest on kasu olnud või mitte, aga ma tõesti püüan vähemalt teadlikult tegeleda iseenda sellise emotsioonide juhtimisega ja teinekord meelte kontrollimisega ka rohkem. Mida ma siis märkan tegelikult ja mida ma kuulen? Kas sul on selle kõige juures tekkinud ka veel mingid lisaharjutused võib-olla, mida sa ei tee joogamatil, aga on sul mingi oma hommikurituaal, mida sa teed või hoopis õhtune, mis ka nagu toetab seda, et sa suudadki olla rahulik sina ise ja mitte väga ei mõjuta. Ja päris sellist mediteerimise praktikat minuni ei ole veel jõudnud. Ja ma olen kaugel sellest, et öelda, et see pole minu teema, sest ma lihtsalt ei tea seda veel. Et ei ole jõudnud ja ma ei hakka ka üldse ütlema, et see on umbes selle süü, et mul on umbes nii palju lapsi ja nad segavad ja lärmavad. Ei ole, ma ei ole lihtsalt seda otsustanud veel teha. Aga võib-olla siis pigem õhtune, et mulle meeldib siis oma duši-rituaali lõpetada ka nagu ma teen nüüd, see on tänu Pillele, et aitäh Pille, kui sa kuulad millalgi seda gua sha näomassaaži õliga ilusasti. Ja siis ma tükk aega seal muteldan ja toimetan iseendaga niimoodi, et mulle see ongi see, et ma vanida ukse lukku ja siis keskendun lihtsalt iseendale ja kõik juba teavad, et siin majas 4 meest on ju, et siis sellel ajal ei maksa tulla kobistama sinna vanida ukse taha, et ma ei tule sealt välja enne, kui minu protseduurid on läbi. Aga mediteerimiseni ma ei ole jõudnud küll, aga ma sulle ütlesin, et ma teen joogat siis nüüd ka siin koroonaperioodil, et ma lihtsalt võtangi selle aja ja lähen siia taha tuppa ja võtan selle aja iseendale. Mul ei ole vaja selleks minna kuskile tundi, eks ole. Aga rohkem ma ei oska praegu välja mõelda. Need on väga head nipid tegelikult, et võttagi aega iseendale, et kui paljud seda päriselt teevad, et ikka mingisugune nimekiri ees, mis on vaja ära teha. Ja, see on tüüpiline muidugi. Mina olen hästi nimekirja inimene, et selles mõttes see on kohutav tegelikult. Nimekirjad mul on, et ma panen sageli asju kirja igaks juhuks endale ja siis see nimekiri kipub tegelikult stressi tekitama sulle ühel hetkel juba, et oi, näed, kui palju ma pean tegema ise, ma panin need asjad sinna nimekirja. Et selles mõttes kogu selline nii-öelda nii jooga kui see filosoofia seal taga, jooga taga on minu jaoks kindlasti väga tasakaalustav, et see aitab mind sellest tohutust praktilisusest, kes ma tegelikult olen, ma olen loomu poolest praktilisusest ja planeerimisest tuua sinna teispoolsusesse, pehmusesse ja naiselikkusest. Ja jah, ma oma üllatusega olen kavastanud, võib-olla siis oli vajaka. Kusjuures see on täpselt hea koht, kus küsida, kas sa oled märganud ka, et sul on mingid asanad või asendid, mis sulle üldse ei meeldi ja mis sulle on valatud? Ikka, muidugi on. Muidugi on. Minule tegelikult väga ei istu need puusaliigese väljapoole rotatsiooni, see puusade avamised, kingapaelad, shoelace'id, siis ka see kotka poos, komukasana, mida intensiivsem puusa avamise poos, seda vähem ta mulle sobib. Ja seetõttu on minule need pikad püsimised nendes nagu tõeline väljakutse. Et esiteks ma tükk aega nokitsen leida seda, et ta enam-vähemgi oleks okei. Ja siis, kui ma olen yin-jooga tunnis tõesti, et ma olen seal 5 minutit olema, siis on minu jaoks päris suur väljakutse. Need on rasked, aga ma ikkagi teen neid. Ka siis, kui ma üksi olen kodus ja proovin
mis mul on lihtsamad või mis mul on mõnusad. Mulle meeldivad selja avamised ja kerepöörded. Et kõik nagu see selja avamine, et tahapainetused, et need on mulle nagu meeldivad ja mõnusad või niisugused väljakutsed, et isegi suhteliselt kiiresti julgelt hakkasin seda silda praktiseerima, ma mäletan. Võib-olla liigagi julgelt, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen. Olles nüüd ise õpetajas, ma mõtlen, et ei olnud hea mõte. aga siiski see mulle kuidagi meeldib. See on nagu mõnus, kõik need niimoodi südame avamine. Süda on lahti. No ma loodan ja võiks veel rohkem minna tegelikult. Aga kui me läheme korraks tagasi lapsepõlve, kellena sa väiksena ennast nägid? Sul oli küll elus, aga võib-olla sul oli hoopis mingi utoopiline unelm, et sina kindlasti oled mingi ametnik või hoopis ma ei tea, käid kuul, on ju, neid unistusi on ju palju. Ja. Ei, see sport oli mulle tegelikult nagu selline väga väikeses koguses, ütleme nii, et ma olen nagu kuulnud, et paljud teised, kes on siin joogaõpetajaks, juhendajaks, see õpetaja on hästi selline nii suur asi minu meelest, et ütleme siis juhendajaks asunud, et nendel on nagu pikem selline või kas või sul endal on ju selline mingisugune sport või iluvõimlemise taust taga või mingisugune selline, mina lihtsalt käisin trennis, ütleme nii. Aga mis mind mõjutas, minu vanemad olid mõlemad arstid, kirurgid, minu vanema vanaisa olid arstid, teiselt poolt olid mul kõik õpetajad. Üks tädi oli veel hambaarst, teine tädi õpetaja. Et mul olid ainult arstid ja õpetajad ümber ringi, et mul nagu oli see, et kui keegi küsis mul üldse, kelleks ma tahan saada, kas selleks või teiseks, et kummaks sina tahad Kerstin saada. Aga mina ei tundnud, et mina tahaksin kummakski väga saada ja keegi mind ei sundinud ka õnneks, et ma pean ütlema selles mõttes oma vanematele suur tänu, et eks ma ka nägin kõrvalt, kui raske see on. Et niivõrd raske töö ja seda õilsuse momenti, mida teised näevad võib-olla kirurgiameti juures, mina nägin väga vähe, olles nende laps. Mina nägin, kui vähe nad kodus on ja kui väsinud on nad siis. Ja selle tõttu mina ei läinud ülikooli arstiks ja mul ei olnud seda kavatsustki ausalt öeldes, aga mulle meeldis väga kirjandus, kirjutamine, ajalugu ja selline, oligi kõik selline, ütleme, nii humanitaar- või sotsiaalteaduslik pool. Ja ma ei tea, mis lihtsalt juhuslikult astusin ma sinna sotsioloogiasse, siis see ülikooli juhuslikult ma sain sinna sisse. Ma tunnistan, et see on üldse selline kellekski saamisest tolle ja oli huvitav ja siis avalikku haldust sinna kõrvale, nii et mina sattusin siis riigisektorisse tööle pärast ülikooli lõpetamist. Aga sa küsid tegelikult, kellest ma unistasin saada võib-olla rohkem. Siis hoolimata sellest, et mul oli suhteliselt lühikesed käed ja jalad, on ju, mille pärast mind iluvõimlemisse nii-öelda päris ei võetud vastu, siis mina unistasin baleriiniks saamiseks, mina tahtsin balletitantsi olla. Nii kaua, kuni ma ühel hetkel seal kuskil 8.–9. klassis see unistus siiski ikkagi ära läks, seepärast, et ma sain aru, et nagu ei saa. Aga mitte õnnetult. Aga see tundus mulle nii ilus ja nii selline kuidagi hingeline ka. Mulle meeldis ikka balletti vaadata, kui ma väike tüdruk olin. Need kleidid lisaks, eks ole. Juuksuriks unistasin saada millalgi. Ja nüüd on siis välja kujunenud siis kuidagi niiviisi, et eks see jooga pool, et mind on huvitanud ka see anatoomiline pool, ehk siis natukene meditsiin ja samas siis ma juhendan, et see õpetamine on ka minu ellu kuidagi viisi tulnud ikkagi, eks ole, kaudselt. Ma just tahtsin sama öelda, et kaudselt oled sa teist teed pidi jõudnud. Kaudselt teist teed sinna jõudnud, just. Ja. See on väga vahva, et ikkagi kandub edasi geneetiliselt ka see, mis keskkonnas oled üles kasvanud. Ikkagi muidugi, jah. Et selle õpetaja vanema juures ma olin kõik oma suved Narva-Jõesuus ja ju siis mingi soov seal kuidagi õpetada või juhendada teisi ikkagi kuidagi viisi tuli, eks ole, sisse niimoodi, ma ei tea. Aga kui sa praegu juhendad,
Sa rohkem juhendad siis kas vinyasat või yinni või on sul üldse äkki oma stiil välja kujunenud? Ikka vinyasa on ta pigem. Yin-tunde ma olen mingid üksikuid juhendanud, et siin osas ka suur tänu Pillele, kes on mulle mõned yin-tunnid võimaldanud juhendada seal Black Yoga stuudios. Aga rohkem on minu juhendamine toimunud oma enda väikese grupi suunas. Mul on selline töö juures, oma põhitöökoha juures üks väike grupp, seal on küll natukene vahetunud inimesed, aga siiski suhteliselt stabiilne ja nendele ma alustasin siis ikkagi sellist vinyasa jooga tegemist, kuhu ma siis alati natukene lülitan siis mõned yin-jooga poosid sinna lõppu juurde, et selline väike miks nagu ikkagi toimub. Ja mõnikord me alustame hästi vaikselt, teeme selle yin-osa sinna algusesse, mõnikord lõppu, aga rohkem on ta ikkagi selline intensiivsem tund, et mõnikord võib-olla olevat, kuidas mul meeleolu on ta niisugune nagu vaiksem, aga millest ma sain aru, et on intensiivne tund, ega ma ise nagu ei saanudki aru sellest alguses, oli see, et kui mul mõned uued inimesed tahtsid tulla või proovisid, siis nad ütlesid, et oi, see on nii raske, mina siin küll käima ei hakka, et see on nii raske, et see raskus tuleb siis sellest, et sa mingis poosis pead pikalt olema, eks ole. Aga nagu ma usun, et need inimesed, kes on kõik pikemalt tegelenud joogaga, on ta siis mis iganes stiil, teavad, et see poos vajabki seda süvenemist, et kui sa mingis poosis, kui sa sinna hakkad minema ja siis seal oled ja õpid teda tundma ja ka poosist välja tulemine, et see vääribki seda aega, et ta väärib seda tundma õppimist, eks ole. Et minule meeldib teha siis selliseid tunde, et võib-olla stiili kohta ka küsid, et see läheb sinna kohta sisse, kus me oleme ühes poosis pikemalt natukene. Et vinyasa küll, me läheme ühest poosist teise, aga ma ei kihuta läbi sealt. Mulle ei meeldi sellised tunnid, kus poosidest läbi kihutatakse. Et ma tean, et selliseid tehakse, ma olen näinud videosid, Ameerika videod on sellised, power joogas mõnikord sellised lähedki kiiresti ühel hetkel läbi. Aga mulle tundub, et alguses vähemalt, et nagu jooga tahab, sellised poosid tahavad sellist tunnetamist, sinna oma keha sisse niimoodi minemist. Ja see ongi teinekord raske. See on ju psühholoogiliselt ka ja füsioloogiliselt raskem on püsida. Võtame näiteks mingi Parsvakonasana või esimese sõdalase väga väljakutsuv poos, sõdalane 1. Tükk aega oled seal ikkagi, see puusad ikkagi üks ette ja teine taha ja kuidas need käed ja õlad jälle. Väga väsitav. Samas saab teha väga lihtsalt, on ju, et mul ei toimu. Saab ka väga lihtsalt, hopsti, käed üles ja juba lähme teisse. Või siis, aga mina loen ette puusad, siis nagu jalatallad maha, õlad alla, selg sirgeks, kõht sisse, naba sisse. Ja siis selle loetelu lõpus ongi mõned juba võib-olla tõesti väsinud. Aga need, kes mul on pikalt käinud tundidesse, on minu oma grupp jälle, et nagu ma olen nagu nii tänulik neile, et nendele inimestele, nemad juba teavad, mis selle mõte on, et selle pikalt, selle loetelu mõte ja selles mõttes. Ma arvan, et ongi niimoodi, et kui kellelegi nagu üldse ei sobi mu stiil, siis ta lihtsalt ei käi seal ja käib kellegi teise juures. Ja kellele sobib, kes mõistab, mis tähendab see poosi õppimine, siis ma olen nagu tänulik, et nad käivad. Ja. Aga lisaks joogale veel teed, mis on sinu näiteks vaba aja meelistegevused või kuidas su päev üldse välja näeb? Mul on põhitöökoht ka, eks ole. Et mul seda sellist nagu õnne pole, et ma saaksin ainult joogatunde teha. Ei, ma ütlen mitte, et ma oleks õnnetu sellele, mul on hea meel, et mul on põhitöö, et ma töötan ühes IT-asutuses kvaliteedijuhina. Nüüd juba 3 aastat saab augustis seal olla, enne seda ma olin Rahandusministeeriumis, enne seda Kaitseministeeriumis, ma olen niisugune riigisektori taust, nagu ma töötasin päris pikalt.
Aga see muidugi ei võta nagu niimoodi nüüd väsinuks ja läbi, et ma mingeid muid asju veel ei jaksa teha. Mulle ikkagi on meeldinud liigutada. Mulle meeldib õudselt jooksmas käia ka tegelikult. Et ma nüüd proovingi praegu, kus ma kuskil stuudios ei käi ise praktiseerimas, siis ma balansseerin seda või proovin joogat jooksmisega siduda. Ma tean ja olen kuulnud, et mõned inimesed ütlevad, et jooga ja jooksmine ei väga hästi kokku. Seepärast, et siis joostes sul need reielihased sealt tagant lühenevad ikkagi, see on nagu paratamatu. Aga no, ma ei tea, minu meelest just väga hästi sobivad või nagu tasakaalustavad siis üksteist. Kindlasti on niimoodi, et kui ma olen eelmine päev jooksnud, siis järgmine päev olen ma natuke kangem. Aga selle saad ju selle esimese 10 või 15 minutiga soojendusega joogas saadki lahti ennast siis nii-öelda. Et seda ma olen kindlasti kogenud ja päris maratoni jooksmine on ennast küll ette kujuta, siis muidugi ma soovitaks kõikidele maratoni jooksjatele on ju joogaga tegelemist, et ennast nagu natukene soojemaks saada, nagu neid liigeseid või me teame, et ongi nagu liigese ümber need sidemed ja igaks ei jääks, eks ole. Aga et sellise väikese maa jooksmine on nagu ülimõnus ja siis mu mõtted lähevad kõik mujale. Hästi natukene meeldib mulle, hästi natukene aiast toimetada. Et mul nagu juurviljapeenart ei ole ma rajanud, aga lilled on okei. Siis mõned peenrad, nüüd ma siis nokitsen seal ja mõned roosid on, niimoodi võib olla. Ja siis praegu tänaseks päevaks on mul tõepoolest nüüd nii hästi, et mul on nagu suured lapsed juba, 17, 13 ja 13, kaksikud saavad kohe 13, aga mõnda aega enne nad võtsid ikka päris palju mu aega ära. Nii et, aga nüüd juba üha vähem ja selles mõttes mul nagu lihtsalt hea meel vaadata, et kui ilusad, targad, tublid lapsed on. Midagi on nagu ikka hästi tehtud. Seda on nii tore kuulda. Kas nemad on ka tundnud huvi jooga vastu veidikenegi? Ei ole. Et ma olen kesksed klassikalised poisid, et jalgpall oli neil siiamaani kõigil. Siis kui suurem poiss jalgpalliklubist ära tuli ja korvpalli huviline on, siis nüüd nooremad räägivad ka kohe mingit korvpalli juttu. Sellised pallimängud, võistlemine ja kes parem on milleski, eks ole. Ja jooga on nende jaoks lihtsalt selline emme, ütleme, väike veidrus või emme tegeleb sellega. Kui nad ei naeruväärista seda, aga ise nad nagu ei taha küll proovida. Nagu mingi naiste asi pidi olema. Siis kui ma rääkisin neile, et mis mõttes naiste asi, et vanas Indias kui pihta hakkas, et seal ju tegelikult ikkagi olid ainult mehed, joogid olid ikkagi mehed, et naistele ei lubatud ja sellega kohati praktiseerida seda. Aga see ei aita, jah. Vaatame, iga asi on ala. Aga kui sa nüüd peaaegu 5 aastat tagasi otsustasid selle otsuse teha, et sa lähed joogarada, kuidas siis sinu ümber olevad inimesed suhtusid? Ma saan aru, et õpingutega sul oli suhteliselt lihtne, et sind toetati ja lasti valida, aga kas selle jooga peale kuidagi tekkis ka selline küsimärgid või kuidagi nii, et oled sa kindel ja kuidas sa sekki lähed? Kas ta kummaliseks ei lähe ära nagu, jah? Kui ma lihtsalt hakkasin natukene, mõtlen nagu joogatundides käima, siis sellest ei olnud suurt mingeid küsimusi. Ma ei tea, kodus või kuskil mujal. Aga kui ma nüüd sinna esimesele kursusele läksin, võib-olla in-jooga kursusele, siis ma nägin küll, et ikkagi natukene selliseid, eks ikka oli ümberringi, et miks sa sinna pead minema, mis sul nagu puudu on või praegu elus, või nagu abikaasa küsis, et mis sa sellega tegema hakkad, siis pärast, kas hakkad tõesti õpetama või. Tol hetkel ma ei teadnud, et ma plaanin õpetama hakata. Ma ütlesin, et ei, mul on vaja nagu tundma õppida ennast. Hea küll, on ju. Aga siis huvitav, et see tugi tuli hoopis rohkem siis, kui me läksime sellele pikemale kursusele.
Vinyasa jooga 200-tunnisele kursusele Infraset, siis ma ütlesin küll, et ma tõesti tahan nagu pärast juhendama hakata ja noh, kui mees teab, et ma olen selline väga sihikindel asjades üldjoontes, et kui ma midagi ette võtan, siis ma seda ka teen. Sellel on nii positiivsed kui negatiivsed pooled sellel sihikindlusel, aga antud juhul ta ikkagi nagu toetas nagu seda. Seda oli vaja ka, sest see oli niivõrd intensiivne aeg, on ju, et nagu kui on midagi lastega oli vaja teha, siis tema võtti sama peale. Aga seda veidraks pidamist või ma tean, mida sa mõtled. Et kas sa nagu ei keera ära nüüd äkki või selliseid, seda võib-olla ma ema nagu ettevaatlikult küsis selle kohta nagu kõige rohkem. Aga mitte nagu selline eakaaslaste seas või oma vanuste või siin ma seda nüüd üldse ei ole tajunud kusjuures. Pigem nagu ikkagi sellist imetlust ja toetust, et ohoo, et sa teed seda nagu veel põhitöö kõrvalt nagu niisugust asja ja huvitab ikka. Et ma väga ei ole tundnud. Äkki, ma ei tea, kindlasti mõned on nagu rohkem kogenud seda. Aga ma ilmselt ei ole ka ise nii palju muutunud, eks ole. Märsilohistajaks. Ja võib-olla see on ka see, et sa lased neil ka olla nemad ise, et sa ei sunni peale, et kuule, ma nüüd hakkasin joogat tegema. Ja, oi ei, selle peale ma pole eluski tulnud. Ja ma ei taha üldse kellelegi kunagi sundida joogat peale, just nimelt, et öelda kellelegi näiteks, kui ma näen kõrvalt ja päris palju ma näen küll kõrvalt üha rohkem sellist ärevust inimestes või pidetust, võimetust pühenduda ükskõik mis asjale, mille ta ette võtab. Mõned kolleegid või lihtsalt ka inimesed, kellega sa vestled, sa näed, et ta vestluse käigus silmad vilavad, ta nagu kärsitu või ärev või see telefoni näppimine kogu aeg, eks ole, vestluse käigus. Ja siis sa kuuled, ta muretseb sellele, et ta ei jõua midagi tehtud. Et kui kiire tal on kogu aeg ja oma käitumisega, et siis sellistele inimestele mõnikord nagu küll tõesti tahaks väga soovitada, et nagu tule näiteks, hakka käima joogas või proovi nagu võtta seda aega maha lihtsalt, et lihtsalt süveneda iseendasse kõigepealt, mida sa ise üldse tahad, enne kui sa selle ümbritseva maailma ootustele hakkad vastama. Aga see on mõttetu selliselt öelda neile. Et mina nagu usun sellesse, et iga inimene leiab selle jooga, on ta siis füüsiline või mingi vaimne praktika siis, kui ta selleks valmis on. Siis, kui ta ise on valmis ja teadvustab, et tal on vaja, olgu see siis kehalises pooles vaja, seda nii kangeks näiteks, eks ju, või on seda vaimses mõttes vaja, et ta jõuab ise selleni. Et ma hea meelega ütlen, et ma tegelen sellega, oled väga oodatud, aga tavaliselt need inimesed, kellel on see ärevusaste väga suur, väga kõrge, ei tule ka. Nad ei suuda nagu tulla ka või nagu joogatundi või kui nad käivad, siis nad ütlevad hästi kiirelt peale seda, et see pole nende jaoks. Et on neid inimesi ka. Et sellest on hästi kahju, et mõnikord isegi ei võeta seda 5 või 6 tundi, eks ole, et ära käia. Aga selles mõttes selline tohutu soovitamine on minu mõttes mõttetu. Aga ma ise olen ka täiega nõus, et lihtsalt olla eeskujuks ja rahu ise ja võib-olla vahepeal jagada, mis sa oled tunnistan. Kui tekib huvi, siis kunagi ei tea. Mõni inimene, kes võib-olla praegu ütleb, et pole valmis, 5 aastat jälgib sind ja tuleb pups trenni ja ütleb, et täpselt. See võib nii juhtuda, et õigel hetkel, siis kui tema on valmis nagu selleks, siis ta jõuab selleni. Ja võib-olla see ei ole selline jooga, mis teda siis lõpuks enda juurde viib, see joogatund või võib-olla ta, ma ei tea, ostabki endale näiteks väikse purjeka ja hakkab sellega merel käima üksinda ja võttes seda aega iseendale. Et see on nagu nii oluline. See on klišee küll, mingi ameerikalik võtta aega iseendale. Aga ma näen, kuidas seda tegelikult ei tehta. Kui inimesed täidavad ka selle oma vaba aja iga puhkepäeva, iga hetke mingisuguse tegevusega,
või tegeleda planeerimisega, siis on see jama, et siis sa ei kuula ju iseennast. Eks ma räägin enda vigadest ju ka, et suur planeerija, nagu ma olen, et meeldibki kõik päevad mõni noorem ära planeerida ja siis imelikul kombel avastada õhtul, et ei ole ikkagi nagu rahul või seda rahulolu tunnet, seda santosat, see mõnus, et ma olen rahul oma enda eluga, iseendaga. Ei tulnudki, sest sa oled kogu aeg on midagi tegemata. See universum täpselt räägib seda, et ole enda keskmes ja siis mul koer lihtsalt haugub, siis ma tahaks talle virutada, aga ma üritan oma keskmes. See on jah, ja siis ongi see, et mis see jooga siis, füüsiline jooga praktika teeb, on see, et ta lihtsalt võib-olla sunnib sind nende pooside läbi, sunnib keskenduma. Kui sa muidu ei suuda oma vaimu, oma meeli kontrollida, et nagu mitte kuulata, mitte näha, mitte haista ja mitte oma neid sundmõtteid kedrata, kuna me oleme nii nõrgad, me ei suuda seda, siis läbi selle jooga praktika sa pead tegema tasakaalupoose, sa sunnitud keskenduma. Ja siis see füüsiline praktika, mis sa teed, vaikselt tuleb sinna muusse ellu ka. Et see on see, mida ma olen kogenud küll oma lühikese jooga elu kestel, et ta tegelikult aitab küll. Kas on ka veel mõni muu tervisenipp, mida sa kasutad? Sa ütlesid, et sa pole kunagi olnud haige nädal aega. Selle viimase 4 aasta jooksul ei ole olnud, aga kui ma nüüd hoolikalt järgi mõtlen, siis ega ma ei ole enne ka nii pikalt haige olnud. Nagu palavikud, mis tulevad, on mul võib-olla 1 või 2 päeva, et mul rohkem ei ole palavikku. Ma ei tea, siis ta läheb ära, siis ma terveks. Õnnestub. Ma ei tea, ma olen terve inimene lihtsalt. Haiglas ma olen 3 korda olen olnud elu jooksul haiglas, 2 korda neist on seoses sünnitusega olnud, eks ole. 1 oli, kui ma olin 8-aastane, aga tervisenippe. Ma ei oska niimoodi niisugused nippe vist ei ole, et ma ei tea, ma arvan, et minu puhul on tõenäoliselt on loodus andnud geneetiliselt sellise hästi tugeva tervise, ma arvan, et ka vaimse ja psüühilise, sest et seda ma kogen siis, ütleme läbi selle ongi nagu kui sa oled see juhendaja, joogatunnis juhendaja, siis sa ju näed, et inimesed nagu tulevad see tundi, nad tahavad saada midagi, midagi soovivad saada iseenda jaoks. Hea on see, kui nad teadvustavad, et nad on ise oma see elu peremees, kes selle joogatunniga, aga mõnikord nad tahavad saada nagu mingit kindlustunnet või mingisugust tagasisidet iseendale, et nad seal on ja et keegi seal jooga juhendaja oleks siis see väike kindlus või see majakas seal. Siis mina tunnen, et mina võin seda vabalt pakkuda neile. Minul on seda kindlust sees. Mul on tugevust nii palju, et ma hea meelega annan endast nagu neile inimestele, kellel on seda rohkem vaja tol hetkel. See on õrnemad või hapramad või muus osas või lihtsalt kuidagi eksinud. Et ma hea meelega tõepoolest nagu seda annan endast. Mul on seda kuidagi palju. Kohati ma pean sundima ennast pigem mitte pigistama liiga palju inimesi, aga see on hea tunne, et võib-olla see tugevus, mis on ka lapsepõlve kodust kaasa antud, et ma olen päris palju tunnustust saanud, et see kõik nagu hoiabki sind, eks ole, tervikuna. Aga mingeid muid erilisi nippe mul ei ole, et kui teed joon ja kui tuleb palavik, siis ma võtan palaviku alandajaid ikkagi, et nii selles mõttes nii ravimtaimede sõber ma võib-olla ei ole, et nagu sina. Ega ei peagi. Siin ongi just põnev näha, kuidas erinevad inimesed toimivad. Ilmselt see, et sa oledki iseenda keskmes, ka tegelikult tagab selle, et asjad mööduvad kiiremini. Jah, võib-olla tõesti. Aga ma ei tea, joogast me oleme läbi selle, kuidas mina kogen, oleme päris palju rääkinud, aga ma tahan lihtsalt kindlasti öelda, et ma hea meelega ootan oma tulevasi joogaõpilasi ka.
enda juurde tulema, et ma pigem teen jah, selliseid intensiivset praktikat, aga püüan alati sinna sisse põimida ka mingisuguseid pikki joogapoose, mis on siis lõdvestavad poosid või hästi pikalt oleme kuskil. Et mul on nüüd kokkuleppe Bill Eickneriga Black Dog joogast, et ma augustist hakkan neljapäeva õhtuti seal tegema ühte pikka 90-minutilist tundi. Et selle kestel jõuab kindlasti 1,2 teha. Minu tunnid on kõik erinevad. Mul ei ole mitte ükski tund selline, nagu ta varem on olnud. Sellise ei ole mitte ekstra mingisugune eriline eesmärk, vaid lihtsalt mulle meeldib nagu kombineerida. Ja selles mõttes ma ei tee võib-olla sellist ranget vinyasa countsi või ashtangalikku sellist hästi metoodilist lähenemist, sellist ma ei praktiseeri, aga ma pean sellest väga lugu, ma saan aru, mis see annab inimestele. See ongi see, et sa saad oma vaimu täielikult välja lülitada, eks ole, sa lihtsalt teed, siis sa juba tead ette, mis tuleb. See on mõnus, ma olen kogenud seda, aga mulle endale meeldib natuke siuke mängulisem tund, nii et kõik, kes tunnevad, et tahaksid proovida, siis on väga teretulnud. Väga hea. Siia juurde saaks kohe lisada, et kui neil on päriselt huvi nüüd ja nad tahaks võib-olla lihtsalt isegi midagi küsida, kui nad pole isegi kohe tundi tulema, kuidas nad sulle ühendust saaksid võtta? Facebooki kaudu on kõige lihtsam, ma arvan. Kirjutage Messengeri mulle, Kerstin Raidmäe. Ja praegu ma esialgu avalikke tunde rohkem ei luba, kui see Black Dog joogas. Võib-olla kunagi võtan mõne veel, aga esialgu proovin oma väikse grupiga, kes on mul selline lihtsalt siuke hingelähedane jätkata. Kui see ei peaks õnnestuma mingil põhjusel, siis võib-olla teen mõne tunni juurde Black Dog joogas. Sa võib-olla tahaksid midagi lõpetuseks veel öelda kuulajatele? Kuidagi võib-olla inimestada või lihtsalt mõne hea soovi öelda? Ja see on nagu väga huvitav mõte niimoodi lõpetuseks kogu maailmale, ma ei oska öelda, aga teile, kes te mind nagu tunnete mingist varasemast ajast või veel ei tunne, aga tahaksite mu tundidesse tulla, siis ma usun, et minu poolt saate sellist enesekindluse boosti natuke, kui soovite, kui teil on sellest nagu kas vajaka või isegi mitte vajaka, vaid sellist nagu tuge. Kõigil meil on aeg-ajalt vaja nagu sellist mingit tuge. Ja samas, ma tean, et meil absoluutselt kõigis meis on nii palju jõudu sees, sellist nagu energiat sees. Me seda rakendame teinekord kuskile imelikesse kohtadesse valede inimeste suunas. Et meie sees on see jõud kõik olemas, ühesõnaga uskuge iseendasse, iseenda sees on kõik vastused olemas. Ma mõtlen mingisuguse, see on minu mantra või logo varsti, uskuge iseendasse. See on väga hea mantra või logo, kindlasti kasutada. Aga suur aitäh sulle, Kerstin, et sa jagasid, avasid ennast. Me teame sinust nüüd natuke rohkem, kindlasti mitte kõike, aga vähemalt natukene rohkem ja see on väga väärtuslik. Ja sulle aitäh, kuulaja. Ma loodan, et sa said midagi siit endale ja nagu sa ka eelnevalt kuulsid, kui sul on küsimusi, siis julgelt kirjuta. Kindlasti saad vastuse või tule trenni. Just. Soovin aitäh sulle. Mõnusat päeva jätku ja aitäh sulle, Kerstin, ja aitäh sulle järgmise nädalani. Tšau!